Nii, tere hommikust. Tõttan ujuma jälle graafikust maas, kuigi praegu on selline aeg, et isegi kui ma oleksin graafikust ees, oleks ma graafikus maas, sellepärast et on kronoloogide aeg, mitte nende inimeste aeg, kes käituvad nii, nagu ütleb kell, mitte nii, nagu ütleb taevas, päike, kuu ja tähed. Ja kronoloogide olemasolu tähendab seda, et vahet ei ole, kas ma olen hilja või vara, aga jah, varesed hakkavad juba lendama üle selle taeva, nii et kohe on päikesetõus ka, nii et täna on selline vagistik jäine. Tunne on selline, et oleks pidanud kindad kätte panema isegi juba. Nii et see, et ma praegu lähen vette ujuma, on juba selline, nagu öeldakse, mõistus pole oma teha. Eile käisin Võrus. Ma tahtsin lugeda seda Tellist Ian McGilchristi kuulsat raamatut 2 ajupoolkerast. Ja kuidas nad ühiskonda ja mõjutanud ja inimesi mõjutavad. Ja see oli just huvitav see parema ja vasaku ajupoolkera suhe. No McGilchristi väide ja millega ma olen nõus on see, et ühiskond on liikunud tugevalt sellise vasaku ajupoolkera domineerimise suunas. Selline tehniline ülesannete maailm. Aga tähtsam on, mõlemad on olulised, eks ju, aga see isand peaks ikkagi olema parem ajupoolkera. Ma räägin ka vasak nagu, ma ei tea, kes mu aju on üle võtnud, jah, parem jah. Et see on niimoodi, et oli väga huvitav näide seal raamatus ühest heliloojast, kes haiguse tulemusena kaotas selle vasaku ajupoolkera võimed, et enam ei toiminud. Ja ta oli võimeline edasi muusikat looma, ainult selle parema ajupoolkeraga, see ongi selline kunstlike poolkeraga tegelikult, jah. Aga ta rääkida enam ei suutnud, rääkida enam ei suutnud. Muusika on hea näide, et ütleme, vasaku ajupoolkera noodid, aga noodid ei ole muusika, noodid on noodid. Muusika on just noodide omavaheline suhestumine, see kooskõla, see mäng, ja see on parem ajupoolkera. Mul tuli meelde vanas Tiina keelt, ühe tooni kaupa, mis on täiesti mõttetu, sellega ei jõua mitte kuskil, see on täiesti nagu aja raiskamine. Ja see on ju siis vasaku ajupoolkera inimesed nii mõtlesid. Aga see, ja pildid olid väga huvitavad, et nagu oli üks kuusevu pilt, et sa pannud inimesele rohte, et lülitab aega liikseks ajaks välja ajupoolkera. Oli selline eksperiment, kus need rohte anti. Ja mõlema ajupoolkeraga tavaline kuusevu pilt, ei ole midagi kommenteerida. Siis ainult vasaku ajupoolkeraga inimene, kellel parem enam ei töötanud. Ta ütles, et kriipsu ja sinna kriipsu peale horisontaalsed kriipsud. Ma arvan, et horisontaalsed kriipsud ei ole seda kokkad või. Ühesõnaga, selline väga tasapinnaline selline kriipsujukulik värk. Nii, kronoloogid juba tulevad, seal mööda teed kes ette sulpsatavad. Ja siis kes oli parema ajupoolkera, ainult ütles parema ajupoolkera, aga tema on sellise pildi, mida võiks panna vabalt illustreerima mõnda luulekogu või sellist raamatut kunsti pärast. Väga kunstiline pilt oli. Nii, ja siis teine asi, mis räägid, on see, et mina olen ka täheldanud, et see suund on väga tugevalt selle vasaku ajupoolkera suunas, et isegi kui inimesed räägivad, et keel on tööriist ja umbes sellist totrus, eks ju, oissand, on vee kohal selline udu tõuseb, õud hakkab lausa pärast filmi. Ja siis ma mõtlen, kui ma aastakümneid tagasi sai rahulikult rääkida nalju, tähendab, sõnad ei tähenda alati, mida nad tähendavad, eks ju. Ja kui kui parem ajupoolkera toimib, siis inimene saab aru, et sõnad ei tähenda alati, mida tähendavad. Oli neile Võrus, seal oli ühe tara peal oli kiri, meil on koer. See tähendab, kui neil on koer, aga see tähendab midagi muud. See koer hakkab tegema asju, kui inimene midagi halvasti teeb. Ja samamoodi, et kui sa teed nagu, vanasti sa inimese peab vihaselt saada öelda, ma tapan su ära. See ei tähendab mitte kunagi seda, ma tapan su ära. Ja kõik teadsid seda. Aga tänapäeval tundub, et isegi nalju peab seletama, ütlema lõpus, et see oli nali ja kuidagi selline imelik. Või kui ma olin seal Argentiinas, Buenos Aireses, siis
kes olid lennamas, väravad hakkasid piiksuma seal mõnel reisijal ja nad tegid turvamistega või nende lennama turvatöötajatega tegid nalja, et ma olen umbes terrorist ja ma olen narkomuul ja need kõik naersid omavahel. Selline kontekst oli nagu väga tugevalt olemas, et ma ei kujuta ette, et sellist nalja saaks teha näiteks kas või Eestis. Et see oleks nagu väga selline kummaline jah, et need erinevad riigid võib-olla siis erinevas rütmis liiguvad selle vasaku ajupoolkera suunas. No nii, aga ma pean ujuma minema ja väga külm on, nii et ma ei tea, kuidas ma sinna sisse saan, olgu jumal mulle armuline.